Tere kõik Oonurte sõbrad! Nagu te näete, me oleme saanud kätte uue iMaci ja me oleme ülitänelikult kõigile, kes toetasid selle iMaci saamist. Meid toetas kokku 112 inimest, kes panustasid kokku 3093 eurot, mida on 3000 oli nagu kogu summa, mida me plaanisime ja seda on tervelt 100 eurot rohkem. Me saame isegi mõne lisavidina selle eest endale lubada. Nii, millega on siis tegu? Tegemist on siis 2019 aasta iMaciga, mida me kohe hakkame välja võtma. Peale selle me võtsime sellele 4 aastat kindlustust, et kui midagi juhtub, siis igal juhul kõik jupid vaetatakse välja ja me saame seda 4 aastat puhtalt kasutada. Aga meie eelmine iMac on vastu pidanud juba praeguseks 8 aastat, mis tähendab, et tegelikult panused on hästi kõrged. Veel, miks ma ei saa täna võtta näiteks ekraanikilet ära, on see, et me tahame sellele tellida väga hea transpordikohvri, mis hoiab seda järgmised 10 aastat elus, nii nagu eelmise iMaciga on täpselt läinud. Esimene iMac, mille ma üldse kunagi enda elus olen karbist välja võtnud, saab olema see. Mul on väga uhke tunne seda tehes, kõik iMaci tiimi inimesed tegelikult väärivad seda au, aga kõik asjad lihtsalt juhtusid nii kiiresti ja siis ma ei jõudnud kõiki inimesi kohale. Kõik asjad on sügava penoplasti sees. Nii, hoidke pöialt, et ma seda maha ei pilla siin kohe esimese asjana. Ma panen kogu selle karbi lihtsalt siia kõrvale, et te veel näeksite, kui ilus see on. Nii, kuskilt otsast peavad hakkama need penoplastid ära tulema. Nii. Voilà, kas te juba aimate seda ilu? Nii, siin on veel midagi sees. Ma jätan selle veidi pärastiseks. Korralikult on pandud siia pahna ümber, aga ma olen tänulik, et seda on tehtud. Me kõik oleme tänulikud. Nii, klepsu alt tuleb välja. Ei vähem ega rohkem kui üks voolujuhe. Nii, asi ise. Kas ma julgengi seda katsuda? Tagapool on selline kinni kleebitud ümbrik. Kui selle ära võtad, siis garantii ei kehti või? Ja tundub, et ma saangi selle ümbriku siit täiesti puhtalt kätte. Voilà! Teie ees on Oonurte uus iMac. Päris saledakene. Me oleksime võinud osta ka 27-tollise, aga me otsustasime, et see on jube laev ja juba praegu üritustel, kui tagantpoolt vaadata ja iMac on keset saali, siis tegelikult sa näed seda ekraani ja kui see oleks veel suurem, siis see võib-olla oleks juba pool teed selle mõttetusele. Nii, mis meil siin on? Meil on SD-kaardi pesa. Kujutage ette, CD-ROM-i ei olegi enam üldse küljes. Kõrvaklapi auk, SD-kaardi pesa, 4 USB 3, 2 USB-C-d ja siis Etherneti port. Nüüd sellel iMacil on 16 giga RAM-i, mille me lasime panna. Siis peale selle me lõpuks otsustasime siiski SSD teha, ehk siis selle kiire kõvaketta teha pooleterase ja me ostame välised USB-C-ga kõvakettad, et oleks võimalik videoprojektid hoida ühe ketta peal, pildiprojektid hoida teise ketta peal ja niimoodi saaks nagu paljusid asju korraga teha ja siis me lihtsalt ei kuhja siia kõiki neid asju. Designed by Apple in California. Ma ei teagi, mis selle täpne nimi on. Kas see on mingisugune Magic see või teine? Igal juhul klaviatuur. Siis peale selle on meil olemas Magic Mouse, ma ei teagi, mis järjekorra numbriga see on. Vaatame, kas siin on kirjas, mis ta on. Designed by Apple in California, aga seda me juba teadsime isegi. Nii, siin sees on raamat, mida ma ei hakka teie ees läbi lugema, igasuguste garantiitingimustega. Siis siin on ekraani puhastuslapp, mis on väga kasulik, meil on arvuti on väga mitmekesises kasutuses väga paljude inimeste poolt. Nüüd, mul on viimaseks käiguks täna on see, et ma tahan avaldada tänu oma meeskonnale, nimelt te olete täna osa saanud introst ja selle video on üles filminud intro poisid. Ma tahan, et te lehvitaksite kohe mulle. Nii.
siis meie juht ja õpetaja Oliver ja siin on Naatan, kes kuulab heli ja Reiko, kes hoiab käes seda värisevat kaamerat. Nii. Aitäh teile ja kohtume järgmises videos, kui Jumal meile veel vägevaid koduloomi kingib.